meestele, et Jaanus rääkis armastusest, siis mina räägin alistumisest. Ja muidugi ma toon selle ka, et kui Efeslaste kirjas ütleb spetsiifiliselt meestele, mehed armastage oma naisi, see ei tähenda seda, et Jumal ei ütleks naistele, et naised armastage oma mehi, on ju. Jumal lihtsalt võib-olla teab, millega ühel või teisel poolel on rohkem võib-olla maadlemist. Et ta väga spetsiifiliselt seda nagu adresseerib. Aga me alustame Rooma kirjast ja Rooma kirja 13. peatükk. Ja teeme ühe sükse väikse sissejuhatuse üldse sellesse alistumise teemasse. Rooma 13 ja teine salm ütleb niimoodi. Kes nüüd ei hakkame esimesest salmist. Iga hing olgu allaheitlik. Nüüd see allaheitlik tegelikult ongi alistumine. Iga hing olgu allaheitlik valitsemas olevaile ülemustele, sest ülemust ei ole muud kui Jumalalt. Kus neid on, seal on nad Jumala poolt seatud. Kes nüüd ülemusele vastu paneb, see paneb vastu Jumala korrale, aga kes vastu panevad, saadavad enese peale nuhtluse, mis laiendatud tõlge ütleb kohtumõistmise. Me näeme siin, et ta räägib siis, eks ole, ütleme riigi mõttes juhtidele alistumisest ja seda me peame kõik tegema. Nüüd, kui me toome selle jälle abielu konteksti, kui ta ütleb näiteks naised alistuge oma meestele, siis see on jälle see, et üks asi, mis võib-olla on üks viga võib-olla, kus me vahest paneme rõhu nagu vale koha peale, ongi see, et me kogu aeg raiume seda, et naised te peate alistuma oma meestele, naised te peate alistuma oma meestele, eks ole, ja punkt nagu. Aga me peame aru saama, kes seda ütleb. Eks ole, sest et me vahest võtame seda kuidagi väga isiklikult, eriti ja jällegi, mehed ei tohiks kunagi oma naisele öelda, naine, sa pead mulle alistuma. Sest et see ei ole mehe öelda. Nagu just enne ka Jaanus tõi välja, et naine peab ise vabatahtlikult alistama ennast oma mehele. See on vabatahtlik otsus. Ja kui naine otsustab mitte alistuda, siis mehel ei ole mitte midagi teha. Täpselt nagu siin, kui üks inimene otsustab, et ta ei alistu riigi korrale või riigi juhtidele, siis ta ütleb seda, et see inimene ise saadab endale kohtumõistmise peale. Ja nüüd jälle, ja sest et ta ütleb seda, et küsimus ei ole ainult see, et me alistume ühele inimesele, vaid alistudes sellele inimesele, me alistume Jumalale. Vot see on see iva, mida me peame rõhutama, et mitte ainult see, et naised alistuga oma meestele, ei, me peame alistuma oma mehele, miks? Sest et sellega ma alistan ennast Jumalale. Ja see on see kõige olulisem asi, et kui ma mässan Jumala vastu ja nüüd ongi see oluline asi ja see on mõlemad pidi ühtemoodi, täpselt nii nagu kui mehed ei armasta oma naisi, nad mässavad Jumala vastu, sest et see on Jumala käsk neile. Ja kui naised ei alista oma meestele, mis on Jumala käsk naistele, ja kui naine otsustab, et ma ei taha alistuda oma mehele, nüüd ta mässab mitte oma mehe vastu, vaid Jumala vastu. Ja sellega ta kutsub endale kaela kohtumõistmise. Nii et nii mehed kui naised, me oleme ühes paadis sellega. Sest et Jumal on meile mõlemale midagi öelnud. Meil mõlemal on oma osa, oma roll. Ja kui me mässame selles asjas, siis me mässame Jumala vastu, mitte inimese vastu. Sest me võime minna lihalikus viisis, me võime öelda, et apikene mees, sa võid öelda, mis sa tahad. Aga mina teen, nagu mina tahan. Aga me ei saa aru, et mitte ma ei mässa oma mehe vastu või et ma midagi nagu ei taha teha, sest et mul on äkki paha tuju mehe vastu või mulle ei meeldi midagi, mis mu mees ütles või tegi ja nüüd mul on see mingisugune hoiak ja mingisugune tuju, on ju. See ei ole ainult see, vaid nüüd ma mässan Jumala vastu. Me peame sellele pihta saama. Ta räägib 1. Peetruse kirjas ka, me ei hakka isegi keerama, sest meil on väga palju kirjakohti täna jälle. Aga seal ta räägib küll seal orjadest, aga tänapäeva mõttes see on tööline ja tööandja.
sest et jälle alistumine on väga mitmes tasemes, eks ole. See on see, et naised peavad alistuma oma meestele, eks ole, töötajad peavad alistuma tööandjatele. Nüüd koguduses, eks ole, koguduse liikmed peavad alistuma pastorile. See klõpsib seal see üle. Ja sina mängid. Sina mängid. Et see alistumine ei ole ainult naine mehele, vaid see on väga mitmes erinevas eluvaldkonnas. Ja igas selles eluvaldkonnas, kui tööline mässab nii-öelda ja ei taha alistuda oma tööandjale, ta mässab Jumala vastu. Sest et see on Jumala käsk, et ta alistaks ennast oma tööandjale. Koguduses, kui koguduse liige mässab, eks ole, ta ei mässa pastori vastu, ta mässab Jumala vastu. Kui ta ei alistu sellele, mis pastor on talle öelnud või tahtnud, et ta teeks midagi või kuidagi, siis ta ei mässa lihtsalt pastori vastu. Ja see on see, kus väga paljud eksivad. Me võtame seda väga inimlikult, aga tegelikult iga alistumine on lõppkokkuvõttes alistumine Jumalale. Ja sellest panevad väga palju mööda. Nüüd lähme keerame apostlite tegudes 9. peatükki. Apostlite teod 9. peatükk. Nüüd siin on see Sauluse pöördumine, eks ole. Ja vaatame, me teame seda lugu kõik väga hästi, vaatame 4. salm ja ta kukkus maha maa peale ning kuulis ühte häält temale ütlevad, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Ja tema vastas, issand, kes sa oled? Ja issand ütles, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Nüüd, kas Paulus kiusas Jeesus taga? Tema arvas, et ta isegi ei arvanud, et ta kiusab taga kogudust. Ta arvas, et ta teeb midagi head, eks ole. Aga Jeesus võttis seda väga isiklikult. Ja sellepärast on ka, et kui nüüd ütleme, kui abielu kontekstis naine ei taha alistuda ja mässab nii-öelda Jumala käsule, siis Jumal võtab seda väga isiklikult. Amen. Jumal võtab seda väga isiklikult, sest et Jeesus ütleb väga selgelt, et see, mida sa oled teinud nendel kõige vähematele minu vendade seast, sa oled teinud seda kui minule. Nii et see, kuidas meie käitume, see on jälle mõlemat pidi. Naised oma meestega, mehed oma naistega. Me ei tee seda mitte üks teisele, aga me teeme seda otse issandale. Amen. Otse issandale. Ja sellepärast on see ka tegelikult nii tõsine asi. Ja jällegi me mõtleme, miks see on selline teema, kus on nii palju, ma ütleksin, mässamist Jumala vastu. Miks? Sellepärast, et kurat on valetaja, kurat tahab nii-öelda lõhki kiskuda perekonnad, lõhki kiskuda abielud. See on tema üks põhieesmärke, rünnata abielusi. Ja nüüd me teame seda, et kurat on valetaja. Algusest peale lõpuni ta ei muutu kunagi, ta on valetaja, ta on valede isa. Ja jälle, kui ta tuleb ja need ideed ja mõtted, mis ta meile toob, ta teeb nii-öelda hea halvaks ja halva heaks. Amen. Ja kui Jumal ütleb, et naised alistuge oma meestele, siis see on midagi, mis on väga hea. Meil endale. Ja kurat oskab selle keerata nii halvaks asjaks, et enamus naisi, nad ei taha isegi seda sõna kuulda, sest et see on kuidagi nii alistumine. See kõlab juba halvasti, see maitseb halvasti, see on halb. Ja Jumal on teinud selle heaks. See on see, et kurat keerab kõik asjad pea peale. Ta ütleb, et see, mis Jumal on teinud heaks, ta ütleb, et see on halb ja see, mis Jumal ütleb, et see on halb ja kuri, kurat ütleb, et oi, see on nii hea, see on nii magus vili, võta, maitse, söö. Ta keerab kõik asjad teistpidi, et me ei tohi kuulata seda, kes on ise vastuhakkaja ja mässaja olnud algusest peale, kui ta nii-öelda välja visati taevast. Nii et kuulame Jumalat. Mida Jumal ütleb oma sõnas, mitte seda, mida kurat meile tahab öelda. Keerame Jakobuse kirja 4. peatükki. Jakobuse 4. peatükk. Ja loeme siit 6. salmist. Ta ütleb siin, et aga ta annab veel suuremat armu, Jumal siis,
sellepärast kiri ütleb, Jumal paneb suurelistele või uhketele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Nüüd ta paneb uhketele vastu. Mis paneb inimest mässama? See on uhkus. Mina ei taha seda teha. ja see on uhkus tegelikult. Ja ta ütleb, et Jumal paneb uhketele vastu. Kas keegi tahaks, et Jumal paneks mulle vastu? Ei taha. ja ta ütleb, et aga alandlikele ta annab armu. Siis alistuge Jumalale, seistke vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Nüüd see tähendab seda, et kui jälle seal on hunnikute viisi kirjakohti Jumala sõnas, mida me oskame rakendada muudes elualades, aga kui asi puudutab abielu, siis me äkki unustame ära, et tegelikult need kirjakohad käivad ka abielu kohta. Amen. Et see, et ta paneb uhketele vastu ja alistage ennast Jumala, mis see tähendab? Nüüd, kui naine alistab ennast vabatahtlikult mehele, ta alistab ennast Jumalale. Ja nüüd naisel on meelevald, et seista vastu kuradile. Kui naine otsustab mässata ja teha nii, nagu mina tahan, siis tegelikult tal ei ole enam meelevalda kuradi üle. Sest et ta ei ole alistanud ennast Jumalale. 8. salm, tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. Puhastage käete patused ja kasige südamete kaksipidi mõtlejad. Tundke ära oma viletsuse, leinake ja nutke. Teie naer muutugu nutuks, teie rõõm tusaks, alanduge issanda ette, siis ta ülendab teid. Ja see on see, kuhu me lõpuks jõuame välja. Aga ma ütlen selle kohe, et kui me alistame ennast Jumala korrale, ma räägin siis nii mehed kui naised omas osas, eks ole. Kui me alandume nagu Jumala ees ja alistame temale ja tema korrale ja tema sõnale, siis see toob meile ülenduse. Iga kord. Aga kui me otsustame mässata Jumala sõna vastu ja Jumala korra vastu, nüüd me kutsume endale kraesse kohtumõistmise. Et uhkus on üks asi, mida me peame kogu aeg kontrollima. Kogu aeg. Miks ma midagi teen? Miks ma midagi ütlen? Miks ma seda niimoodi ütlen? Mis on selle asja taga? Mis on minu motiivid? Miks ma panin sinna selle mingisuguse protsendi sarkasmi või asja? Mis see on? See on uhkus. See on uhkus. Ja jälle kurat on, miks ta langes? Sest ta sai uhkeks. Mina tõusen, mina teen, täpselt nagu Jaanus enne ütles, eks ole. See mina ja see on uhkus ja me peame surema sellele. Me peame paluma täitsa Jumala käest, et Jumal aita mul näha seda uhkust iseendas, et ma saaksin sellest täielikult lahti. Sest et see uhkus on kuradis, otse kuradis, see on kuradi iseloomujoon ja see tegelikult me teeme ainult iseendale sellega halba, kui me tahame sellega kaasa minna. Nii et me peame alistuma Jumalale, see toob meile ja jälle, miks kurat nii väga ründab seda alandumise ja alistumise teemat? Sest et ta ei taha, et me saaks ülendatud. Sest ta ei taha, et meil käsi käiks hästi. Ta ei taha seda. Ta tahab, et me mässaksime üksteise vastu, kõikide vastu, oma tööandja vastu, oma pastori vastu, kes iganes Jumal on pannud meie üle, tema tahab, et me mässaksime, sest ta tahab, et meie elu läheks pekki ja et me ei oleks õnnistatud. Ja me peame kogu aeg endale meelde tuletama, mis on kuradi eesmärgid ja mis on Jumala eesmärgid. Jumal tahab meile, see on nii lihtne, et iga 3-aastane saab sellest aru. Jumal on hea, kurat on paha. Jumal tahab meile head, kurat tahab meile halba. See on nii lihtne ja me paneme ikkagi selles mööda. Meie nii suured intelligentsed inimesed, on ju, õpitud ja haritud ja mis iganes veel. Ja me paneme ikkagi sellega mööda, et me hakkame kuulama kedagi, kes tahab meile halba. Ja me ei kuula teda, kes tahab meile head. Nii et ja jällegi, sellest me oleme
kõik need aastad kogu aeg rääkinud, usk. Kõik Jumala kuningriigis on usu läbi. Absoluutselt iga asi on usu läbi. Mitte midagi me ei saa ilma usuta. Mis see tähendab? Ka abielus me ei saa hakkama ilma usuta. Me üritame vahest, aga me ei saa, meil on vaja usku, et alistuda, meil on vaja usku, et armastada, meil on vaja usku, et neid asju teha. Ja jälle, kust see tuleb? Jumal annab meile armu, kui me oleme alandlikud. Meil on vaja seda armu, Jumala võimekust ja varustust ja õnnistust, et teha neid asju. Sest et see ei ole meie lihas, see ei ole meie hinges. See on meie vaimus. Ja meil on vaja usu läbi ammutada Jumala käest seda armu ja armu saavad ainult alandlikud. Kui me mässame, kui me oleme uhked, siis me jääme sellest ilma ja nüüd on meil raske ja kõik on raske ja me nagu veame mingit suurt atra seal kuskil söötis maal, on ju. Ja miks on nii raske? Sest et me ei ole alistunud Jumalale ja nüüd me oleme armust ilma jäänud, et teha kõike seda, mis tegelikult Jumal on loonud heaks ja õnnistatuks ja mis peaks olema meile kerge, kui me teeme seda õieti. Kui me teeme seda usu läbi, kui me teeme seda Jumala armu toel, siis on see palju kergem. Nüüd jälle me ei keera isegi sinna, sest et või tegelikult keerame see Efestlaste 5. peatükk, sest et see on huvitav. Me vahest pühendume ja me vaatame jälle sellest alates salmist 22 on ju see naised olge allaheitlikud oma meestele. Aga tegelikult see terve peatükk räägib, tegelikult need kirjad olid kirjutatud ju ühe kirjana, on ju, seal ei olnud peatükke, seal ei olnud salme, nii et see on kõik kirjutatud ühe mõttega. Aga kui me hakkame vaatama isegi selle 5. peatüki algusest, eks ole, esimene salm, võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks, nagu armsad lapsed. Jumal enestele eeskujuks, kui nii mees kui naine abielus, kui me võtaksime Jumala endale eeskujuks. Kui me teeksime asju nii, nagu Jumal teeb, kui me mõtleksime asju nii, nagu Jumal mõtleb, kui me räägiksime asju nii, nagu Jumal räägib, siis meil ei oleks vaja iga aasta jälle teha neid koosolekuid, sest et meil kõigil läheks nii hästi. Ja me teeksime kõike õieti. Ja ta räägib siin erinevaid asju kogu aeg, just et me ei tohiks nendest pimeduse tegudest osa olla ja me peaksime aega hindama ja et me ei oleks rumalad ja et me oleks täis vaimu ja siis ütleb ja olge allaheitlikud üksteisele Kristuse kartuses. Mis ütleb, laiendatud tõlge ütleb, et see on siis salm 21, austusest Kristuse vastu. Allaheitlikud üksteisele, austusest Kristuse vastu. Ja siis ütleb naised, olge allaheitlikud oma meestele otsa kui issandale ja laiendatud tõlge tegelikult ütleb, kui teenistus issandale. Kui naised, kui me saame aru seda, et kui mina alistan ennast oma mehele vabatahtlikult ja kohe me räägime ka, mis see täpselt on ja mis ei ole, siis see ei ole see, et ma kuidagi nüüd olen teisejärguline, vaid ma teenin issandat. See, et ma ise vabatahtlikult otsustan, ma panen maha, sest et jälle alistumine, mis on alistumine? Kõige parem alistumise näide on Jeesus Getsemani aias. Kus see, et kui inimesel tema ja Jumala isa tahe ei läinud seal kokku, Jumal isa tahtis ühte ja Jeesus tahtis teist. Ja ta ütles, isa, kui seal on kuidagi võimalik, lase see karikas minust mööda minna, et ma ei peaks sellest jooma. See ei olnud tema tahe. Ja ta ütles, ja ometi, mitte minu tahe, aga sinu tahe sündig. Vot see on alistumine. See, et kui, sest et alistumine ei ole nõusolek. Enamus hetkedel me omavahel ikkagi mingil määral nõustume. Mees tuleb välja mingi asjaga, ma mõtlen, jah, see oleks täitsa okei, teeme. Nüüd, see ei ole alistumine, see on nõustumine. Sest et alistumine ei ole lihtne. Me näeme seda, et Jeesus
appikene, Getsemani eest, ta higistas verd, see oli talle nii raske. See, et panna oma tahe maha ja valida selle teise inimese tahe. See ei ole kerge alati, seal on vahest otsuseid ja valikud, millega mees tuleb ja naine ei ole sellega võib-olla nõus. Ja siin on nüüd 2 asja. Vahest on see, et naine võib isegi ära tunda oma südames, et see viis või see rada, kuhu mees tahab minna, see ei ole kõige parem. Ja siis on see, et mitte me ei pea hakkama seda mehele selgeks tegema ja veenma meest, et see on vale tee. Vaid nüüd on see koht, kus me peame usaldama Jumalat. Ja mineme Jumala ette ja ütleme, isa, sina näed seda ja sina nüüd tegele, sina nüüd räägi mehele. Ja Jumal teeb seda ja ta teeb seda palju paremini, kui meie kunagi oskaks seda teha. Aga alistumine ongi just see nagu Jeesus, et me paneme oma tahte maha. Okei, mina tahtsin küll nii, aga sina tahad nii. Ja kuna sina oled pandud pere peaks, siis mina vabatahtlikult ise otsustan, okei, ma panen selle oma tahtmise maha ja ma võtan omaks selle sinu tahtmise. Vot see on alistumine. Ja alistumine ei ole ka see, et okei, noh, tahad nii. Okei, no teeme nii. Ja siis põmm, uks ja saad sa aru, see ei ole alistumine. Tead seda, et kui sa käsid oma lapsel koristada toa ära ja laps ei taha seda teha ja nüüd ta küll lõpuks läheb sinna tuppa, aga uksed prõmmivad ja asjad kolisevad ja ta annab sulle iga hetk teada, et ma ei taha seda teha, siis tegelikult ta ei ole alistunud. Ta on mässamas. Isegi kui ta selle toa ära koristab, ta on ikkagi mässamas. Ja sellepärast ka, meie naistena ka, me peame mõistma seda, et me tegelikult ei ole jumaliku korra järgi alistumas, kui me ei tee seda, sest et kui me võtame selle otsuse, see vabatahtlik otsus, ma panen oma tahte maha, ma võtan selle, mis mees välja pakub. Nüüd ma pean seda tegema rõõmuga. Isegi kui mu liha karjub, isegi kui mu hing karjub, isegi kui kõik karjub, siis mina saan otsustada, et ma olen selle kõige keskel rõõmus, ma ei lase oma rahu röövida, ma ei lase oma rõõmu röövida, sest et ma teen midagi issandale. Ja kui see mees on tegemas valet otsust, siis Jumal oskab temaga tegeleda, sest et Jumal ei lase meil mõlemal kraavi minna. Amen. Ja me võime usaldada Jumalat absoluutselt 100%. Jeesus ka, kui me mõtleme, ta räägib isegi sellest, et see oli kus kirjas see oli, see kust, et see oodatava rõõmu asemel ta kannatas seda risti, eks ole, vaeva. Hebra kiri, et ta tegi seda, ta võttis selle Jumala tahte omaks ja ta tegi seda rõõmuga. Amen. Kuigi see oli raske tema lihale ja hingele ja kõigele, ta tegi seda rõõmuga. Ja see on õige alistumine. See on õige alistumine. Ja jätame selle kindlasti meelde, et kus iganes me ennast alistame, nii mehed kui naised siis erinevates asjades, siis me ei tee seda lihtsalt inimesele, me teeme seda Jumalale väga otseselt. Kui mehed armastavad oma naist, nad teevad seda Jumalale ja tegelikult Efeslaste kiri ütleb, et nad teevad seda iseendale ka. Nad teevad head iseendale. Miks? Sest nüüd Jumala õnnistus tuleb, Jumala arm tuleb, Jumala headus, Jumala head asjad tulevad. Ja nüüd tegelikult mees saab ise sellest kasu, et ta teeb midagi oma naisele. Alati, kus me anname, siis me lõikame. See on igas asjas nii. Lähme, tegelikult me ei keera isegi sinna, aga sest me teame kõiki neid lugusi. Me teame seda lugu, kui Abraham ja Saara, kui nad läksid, eks ole, Jumal ütles, et minge sinna maale, ja nad on minemas ja siis tuli seal see nälg ja nad läksid Egiptusesse. Ja me teame seda, et Abraham valetas Saara kohta, ütles, et ta on mu õde, eks ole, ja see Egiptuse vaarao põhimõtteliselt võttis ta oma peale eesse.
ja ma ütlen, et vot siin on nüüd see koht, siin me näeme jälle tegelikult alistumist. Saara pidi absoluutselt 100% usaldama Jumalat siin. 100%. Et Jumal hoiab teda, et Vaarao ei puutu teda. Me teame, et seal üks teine lugu ka, kus ta tegi sama vea ja Abraham ise oli palvetamas ja Jumal tegeles selle kuningaga, eks ole, ta tuli ja rääkis temaga. Et see ongi see, Saara, me ei näe isegi pärast, Saara ei süüdistanud Abrahami. Ta ei teinud mingisugust stseeni sellest, eks ole, mis olukorda sa mind panid ja mis sa mõtlesid ja on ju. Ei, ta usaldas Jumalat. Ja Jumal tuli läbi, Jumal tõi nad välja ja Jumal õnnistas neid. Nad tulid Egiptusest välja ja Vaarao andis neile tohutud varandused kaasa. Isegi kui Abraham tegi valesti, aga et nad käitusid selles olukorras õieti, siis nad said õnnistatud. Nii et see on alati, kui meie otsustame alistuda, siis me teeme seda Jumalale ja nüüd Jumala õnnistus tuleb meie üle. Midagi head toimub meile, sest et me oleme alistunud Jumalale, tema sõnale. Nüüd siin samas Efeslaste kiri me oleme siin. Ta ütleb, et siis naised alistugu oma meestele otsa kui issandale. Ja, või siis, et kui teenistus issandale. Nüüd me peame siin mõtlema ka seda, et naised ei pea oma mehele alistuma igas asjas. Vau! Mis õpetus see on? Kui sa mõtled, kas see, mida mu mees minult tahab ja ootab ja mida ma nüüd peaks tegema, kas see on teenistus issandale? Amen. No väga lihtne näide, mees ütleb ühel päeval äkki, naine, sa ei lähe sinna kogudusse. Sa ei lähe sinna kogudusse. Nüüd, kas naine peab alistuma? Ei pea. Sest et see ei oleks issanda teenimine, et ma ei lähe kogudusse. On ju? Väga lihtne näide, eks ole. Ja kõikides asjades on niimoodi, et kui mees ootab naiselt midagi, mis läheb Jumala sõnaga vastuollu, mis ei ole Jumala printsiibid või Jumala viisid, naine ei pea alistuma. Ta ei pea tegema nagu selles mõttes mingisugust draamat, aga väga viisakalt, ütleme mulle väga, see mulle nii meeldib see lugu, kui see Smith Wigglesworthi naine. Kes teab, mis ta nimi oli? Keegi on öelnud seda, mul ei tule praegu meelde. Igal juhul ta naine, kui ka Smith ei olnud veel päästetud. Ja ta ütles oma naisele, et sa ei lähe kogudusse. Ja naine ütles, et jah, Smith, et sina oled küll minu mees ja nii-öelda perepea, aga Jumal on ikkagi minu üle ja ma lähen kogudusse. Ja Smith ütles, et okei, et kui sa lähed, et siis umbes ma sind koju enam ei lase ja mis iganes. Ja naine tuli õhtul koosolekult koju ja uks oli lukus ja ta magas seal mati peal terve öö, eks ole, ukse taga mati peal. Ja Smith teeb hommikul ukse lahti ja naine tõuseb püsti, ta ärkas muidugi üles seal, tõuseb püsti, ütleb, et tere hommikut, Smith, mis sa hommikusöögiks tahad? Vot see on küpsus. See on küpsus selles, et sa usaldad Jumalat ja sa alistud Jumalale. Amen, sa teed seda, mis on õige Jumala silmis. Ja see tegelikult, see tema õige käitumine ja hoiak tõi lõpuks selle mehe päästmisele. Ja see mees äratas vähemalt 26 inimest surnust ülesse. 23. Et selles mõttes, ja see on ainult, vaata, väga paljud inimesed on see, et nad kõik nagu vau, mis see mees tegi ja vau, mis, aga kui ei oleks olnud seda naist, kes kõndis Jumala armastuses, kes kõndis alistumises, kes usaldas Jumalat, ta ei oleks võib-olla kunagi päästmiselegi tulnud. Kui ta oleks olnud naine nagu enamus naisi, eks ole, et ainult nagu see läbitilkuv katus on ju. Õiendab ja kaagutab ja mis iganes veel on ju. Ja siis ta ei oleks kunagi päästmisele tulnud. Nii et see on oluline, kui meie alistame ennast Jumalale ja Jumala printsiipidele, Jumala sõnale, see toodab õnnistust meie elus. Amen.
Nii et naised ei pea kõiges alistuma. Lähme vaatame veel ühte lugu, Esimese Saamueli raamat. Esimese Saamueli ja 25. peatükk. Siin on ka üks lugu, kus naine ei alistunud oma mehele. Esimese Saamueli 25. Loeme siit 2.-3. salmi kõigepealt, ma hüppan siit, sest see on nii pikk lugu. Ma arvan, et te teate kõik seda lugu ka. Ja ütleb, ja Maonis oli mees, kelle tööjärg oli Karmelis ja see mees oli väga rikas. Temal oli 3000 lammast ja 1000 kitse. Ta oli Karmelis oma pudulõjuseid niitmas. Mehe nimi oli Naabal ja ta naise nimi Abigail. Naisel oli hea mõistus ja ilus välimus. Mees aga oli karm ja tegude poolest kuri. Ta oli kaaleblane. Ja nüüd me teame, et Taavet tuleb oma meestega, eks ole, nad on näljased ja ta palub nii-öelda, tegelikult kui me loeme siin, see on väga hea kokkuvõte isegi, ma vaatan hüppame 14. salmi ja siin ütleb niimoodi, aga Abigailile, Naabali naisele, teatas üks poistest öeldes, vaata, Taavet läkitas käskjalad kõrbes meie isandat tervitama, aga tema kärkis nendega. Need mehed olid meie vastu väga head, siis Taavet ja tema mehed siis. Nad ei mõnitanud meid ega kadunud meilt midagi kõigel sel ajal, mil väljal olles rändasime nende juures. Nagu müür olid nad meie ümber. Nii hästi öösel kui päeval, kõige selle aja, mil me olime nende juures, pudulõjused karjatsemas. Nüüd siis tea ja vaata, mida sa saad teha, sest midagi kurja on otsustatud meie isanda ja kogu ta koja vastu. Aga ta ise on ju pahareti poeg, tema enesega ei saa rääkida. Nüüd sa näed siin, et Taavet ja siis need mehed tulid ja nad palusid nii-öelda siis seda Naabelit, et ta annaks neile süüa põhimõtteliselt. Ja ta oli väga ülbe nii-öelda, et kes sa umbes oled, Taavet, ja nagu tratata on ju. Ja ta keeldus nii-öelda seda tegemast ja Taavet siis otsustas, eks siis Taavetil tõusis nii-öelda midagi üles, tema see emotsioon ja ta otsustas, et nii-öelda ta läheb ja põhimõtteliselt tapab selle Naabali kõik, eks ole, tema pere, tema teenijad, kõik on ju, mis tal oli, ta oli väga rikas mees, tal oli väga palju teenijaid. Ja nüüd, kui me vaatame 18. salm tegelikult ma vaatan, et siin ütleb, et siis Abigail ruttas ja võttis 200 leiba, 2 lähkrit veini siis, 5 valmistatud lammast, 5 mõõtu kõrvetatud teri, 100 rosina kakku ja 200 viigimarja kakku ja pani need eeslite selga ja ta ütles oma poistele, minge minu eel, vaata, ma tulen ise järele, aga oma mehele Naabalile ta sellest ei rääkinud. Nii, me näeme nüüd siin, see naine võiks öelda, nagu mässab oma mehe vastu. Aga tegelikult ta ei tee seda, vaid ta alistub Jumalale. Ta teeb midagi, mis on õige. Ja ta teeb selle vastu, mida ta mees tegelikult siis, kuidas tema mees otsustas ja tegi. Kui me nüüd vaatan kohe, mis salmi me siin hüppame. 32. Nüüd siin Abigail siis tuleb ise Taavet juurde. Ja Taavet ütles Abigailile, õnnistatud olgu Jehova Iisraeli Jumal, kes sel sinasel päeval on sind mulle vastu läkitanud. Õnnistatud olgu su mõistus ja õnnistatud ole sa ise, et sa täna mind oled takistanud veresüüsse sattumast iseennast oma käega aitamast. Nii et Taavet tahtis tegelikult nad kõik maha tappa. Aga see, et see naine tuli ja tegi, mis ta tegi, see tegelikult tootis väga palju head. Ja nüüd me näeme siin, kuidas Jumal nagu tegeleb ja hüppame 36. salmi. Ja ütleb, et kui Abigail tuli Naabali juurde, oma mehe juurde, siis vaata, siis oli temal oma kojas pidu, otse kuninglik pidu. Naabali süda oli rõõmus ja ta oli väga joobnud, sellepärast ta ei jutustanud temale midagi, ei vähemat ega rohkemat enne, kui hommik koitis. Aga hommikul, kui Naabalist oli vein haihtinud, jutustas ta naine temale neist asjust.
ja siis suri tal südarinnus ja ta otse kui kivines, siis ja ligi 10 päeva pärast lõi Jehova Naabelit nõnda, et ta suri. Nii et me näeme siin, et nüüd Jumala kohtumõistmine tuleb kelle peale, kes tegelikult mässas Jumala vastu. Amen. See naine tegi õieti, isegi kui ta eiras seda, mida tema mees nii-öelda oli teinud või öelnud. Aga see naine tegi tegelikult õieti ja pärast veel Taavet võtab ta endale naiseks. Nii et on hetki ja on kohti, kus naine ei pea alistuma. Amen. Ma loodan, ma usun muidugi, et meie mehed ei ole nii türannid nagu Naabal. Et nad käsiksid naist teha midagi, mis ei ole piibelik või jumalik. Ja me usume teisse mehed. Aga see on oluline, et jälle, et naised me peame, kui on sellised situatsioonid, kus me oleme eri meelt, nüüd on meie otsus, et alistuda ja selle kõige keskel, kui miski kraabib meie südames, siis me peame lihtsalt usaldama Jumalat. Minema Jumala ette, andma selle asja Jumala kätte, Jumal, sina ise tegeled ja olema rõõmus. Amen. Ja me ei pea peale seda käima kuidagi viisi mussis näoga ja õnnetud, sest et apikene, mis nüüd saab, mees tahab teha seda, toda on ju. Ei, me usaldame Jumalat. Amen. Ja Jumal teab, kuidas selle mehega tegeleda. Ja kui vaja, no näe. Ma teen nalju. Aga siis, mida Jaanus tõi enne välja ka, et üks asi ka alistumisega on see, et teine inimene ei saa panna sind alistuma. See ei ole jumalik. Jumal ise mitte kunagi ei pane meid mitte kedagi midagi tegema. Kui ta seda tahaks teha, ta paneks inimesed päästetud on ju, kuule apikene, saage kõik päästetud, on ju. Aga Jumal ei tee seda, sest ta on andnud meile kõigile vaba tahte. Ja ta tahab, et me vabatahtlikult ise ennast alistaks. Ja sellepärast see Efeslaste kiri, nagu ma ütlesin, mehed ei tohiks kunagi naistele öelda, et naine, sa pead alistuma, sest et see on öeldud naisele, mitte mehele. Et naised alistage ja mees ja naine ei tohi kunagi ütelda mehele, mees, sa pead mind armastama. Sest et see ei ole midagi, mis on öeldud naisele, vaid see on öeldud mehele. Amen. Mees peab ise vabatahtlikult oma naist armastama. Naine ei saa panna oma meest ennast armastama. Ja mees ei saa panna oma naist endale alistuma. Kurat on see, kes paneb ja surub ja sunnib meid tegema asju. See on kuratlik. See on kuratlik ja me ei tohi sinna ratta minna, et me teeme midagi, mis on kuratlik. Jumal alati annab meile vaba valiku. Isegi kui inimene paneb täiesti puusse oma valikuga. Ta ikkagi annab talle vaba valiku ja ta ei sunni teda. Nii et teeme asju Jumala viisi. Keerame Matteuse evangeeliumisse. 20. peatükk. Matteuse 20. Ja salmist 25. Aga Jeesus kutsus nad enese juurde jüngrid siis ja ütles, te teate, et paganate ülemad valitsevad nende üle ja suured isandad tarvitavad vägivalda nende kallal. Teie seas aga ei tohi nõnda olla, vaid kes iganes teie seas tahab suureks saada, see olgu teie teenija ja kes teie seas tahab olla kõige esimene, see olgu teie ori. Otse kui inimese poeg ei ole tulnud, et teda teenitaks, vaid teenima ja oma hinge andma lunaks paljude eest. Nii et siin see, et me ei tohiks nii öelda vägivalda tarvitada oma abielus. Sa pead tegema seda, suruma üksteist, käskima üksteist. Nii ei tohiks meie seas olla. Amen. Me peaks olema armastamas üksteist
alistumas Jumalale ja tegema asju nii, nagu Jumal meid õpetanud. Nüüd räägime natuke sellest, miks inimesed ei taha alistuda. Ja tegelikult number 1 asi, miks inimesed ei taha alistuda, on hirm ja kartus. Hirm ja kartus. Ja jälle, kui me mõtleme, see on nii tavaline jälle, sest et kurat tegutseb selle kaudu kõige rohkem, hirmu ja kartuse kaudu. Ja mis see hirm ja kartus on? Naise puhul see on tüüpiliselt see, et kui mina nüüd alistun siin oma mehele, mis must siis saab? Appikene. Kui me teemegi selle asja ära, aga see on ju vale, see on ju paha, mis meist saab, mis siis juhtub? Appikene, kui ma siin alistun oma mehele, aga ta üldse võib-olla ei hooligi minust ja nüüd, kui ma veel teen seda, mida ta tahab, aga mis minust saab? Aga mis minust saab? See hirm ja kartus. Ja sellepärast naised tihti ei alistu, vaid nad hoiavad sellest tagasi ja nad tegelikult sellega mässavad Jumala vastu. Sest et hirm on see, miks Jumal kogu aeg räägib, et me ei kardaks. Ära karda. Jumal kogu aeg ütleb, ära karda, ära karda, ära karda. Ole julge, ära karda. Miks? Sest et hirm ja kartus paneb meid tegutsema Jumala sõna vastu. Jumala sõna vastu. Me hakkame tegema rumalaid asju, sest et me kardame. Sest me peame aru saama sellest, et kui Jumal on öelnud seda oma sõnas, ma ei hülga sind ja ma ei jäta sind maha. Et ta on alati meiega ja ta ütleb, et tema kannab hoolt minu eest. Me peame teda usaldama ja me peame uskuma seda, mis ta meile rääkimas. Amen. Et mis iganes, kuidas see olukord praegu hetkel siin ka ei tundu ja ei paista. Ja isegi võib-olla see, mis mu mees tuli ja ütles, et võt, me teeme nüüd nii või me teeme seda ja kuidagi viisi ma ei taha ja mulle ei meeldi see ja nüüd tuleb see hirm ja tuleb see kartus ja ei, Jumal kannab hoolt minu eest. Kui mina olen sõnakuulelik Jumalale, alistades ennast vabatahtlikult oma mehele ja rõõmuga nüüd võttes omaks selle tema plaani ja tema selle, mis tema arvab, et on õige praegu teha. Nüüd Jumal kannab hoolt minu eest. Ma ei pea kartma, ma ei pea hirmu tundma, ma võin olla rõõmus, ma võin olla rahus ja teada, Jumal on ustav ja hea. Amen. Ja tema ei jäta mind. Isegi kui see ei olegi hea ja õige otsus, siis Jumal tegeleb selle asjaga ja mina ei pea sellega tegelema. Sest mina olen halistanud ennast Jumalale. Jälle, mis hirm teeb? Hirm hoiab meid õnnistustest eemal. Miks? Sest hirm on kuradist. Hirm paneb meid Jumala sõnale vastu tegutsema. Hirm paneb meid lolle otsuseid tegema. Hirm paneb meid lollisti tegutsema. Aga kui me paneme vastu sellele hirmule ja kartusele ja me alistame ennast Jumalale, nüüd see toob õnnistuse. Aga kui me kardame, siis me blokeerime tegelikult need õnnistused, mis Jumalal meie jaoks on. Lähme keerame laulude raamatusse. Laulud 81. Äkki sa saad kinni panna. Laulud 81 ja loeme 10. salmist. Ütleb, ärgu olgu su seas. See natuke jukardab. Ta on lukku läinud, ja. Ukses said luku taha. Ärgu olgu su seas võõrast Jumalat ja ära kummarda võõrama Jumala ette. Mina olen Jehova sinu Jumal, kes tõi sind Egiptuse maalt. Tee lahti oma suu, siis täidanda. Aga mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält. Iisrael ei tahtnud teha minu meelt mööda. Sellepärast ma jätsin nad nende südamekangusesse ja nad käisid oma arvamiste järele. Meil on vaja teada, mida Jumal tahab, et me teeks. Me ei saa teha lihtsalt oma arvamiste järgi, sest see ei tooda meile mitte midagi head. Et mu rahvas mind kuulaks
Appikene, kui nagu kuulata seda, kui just mõelda seda, et Jumal räägib oma südames siin ja ütleb, et mu rahvas mind ometi kuulaks. Miks Jumal niimoodi seda väljendab? Sest et ta tahab meid õnnistada. Ta tahab nii meeletult palju teha meile head. Ja ta ütleb, et ainuke asi, mis hoiab meid sellest heast eemale, kui me teda ei kuula. Kui me ei tee tema sõna järele, see hoiab meid õnnistustest eemal. Aga Jumal tahaks meid õnnistada. Et mu rahvas mind kuulaks ja Iisrael käiks minu teedel. Varsti ma alistaksin nende vaenlased ja pööraksin oma käe nende rõhujate vastu. Kes Jehovad vihkavad, peaksid lömitama tema ees ja nende saatus oleks igavene. Aga keda siis, see, kes kuulab Jumalat, see, kes käib tema teedel, ta toidaks nisutuumadega ja meega kaljust ma söödaksin sind täis. Jumal tõi veekaljust välja, siin ta räägib meega kaljust. Jumal võib tuua kaljust isegi mett välja. Mett ja vett. Aga see point on just see, et kui meie kuulame Jumalat ja usaldame Jumalat, siis Jumala õnnistused voolavad meie ellu. Jumal nii väga igatseb, et me teda kuulaksime, sest et ta tahab meid õnnistada. Lähme keerame Jesaja 48. peatükki. Ega meie elu oleks super luks, kui me teeksime kõik selle järgi, mis Jumal meile ütleb. Kõik oleks nii lihtne. Jesaja 48. Ja ma loen 17. ja 18. salmi. Ütleb siin niimoodi. Nõnda ütleb Jehova, su lunastaja Iisraeli püha. Mina olen Jehova su Jumal, kes sulle õpetab, mis on kasulik, kes sind juhatab teele, mida sa pead käima. Kui sa ometi oleks tähele pannud mu käske, siis oleks su rahu sarnanenud jõele ja su õigus oleks olnud otse kui merelained. Kes ei taha elada totaalses rahus? See, et isegi kui su ümber on möll ja mis iganes toimub, aga sina oled rahus. Aga see rahu tuleb ainult ühel viisil. Siis, kui me alistame ennast Jumalale, siis, kui me elame tema sõna järele, siis me võime käia selles rahus. Miski ei liiguta meid. Miski ei lükka meid sellest välja. See rahu on nagu jõgi, ta ütleb. Ja õigus otse kui merelained. Ja tema õpetab meid. Ja kui me kuulame teda, siis meie elu läheb hästi. Ja jälle, miks kurat tahab kogu aeg, et me mässa? Ta ise on mässaja. Ta on ise mässa ja ta tahab, et me oleks samasugused nagu tema. Jälle, ta tahab lükata meid mässama. Miks? Sest et ta tahab röövida meie rahu ja rõõmu. Ta tahab röövida need Jumala õnnistused. Sest et jälle, kui ma ütlen, et ma arvan, et ma võin 2 kätt tõsta. Absoluutselt. Ja mõlemad jalad ka tõstan. Ma olen seda kogenud. Jälle, kui mina mässan Jumala sõna vastu, on see siis abielu kontekstis või mingil muul moel, siis mul ei ole rahu. Mul ei ole rahu. Tead, kogu aeg on nagu, kõik nagu ärritab ja kõik on nagu, ja sul ei ole rahu. Sa ei käi rahus. Ja sa ei saagi käia nii kaua, kui sa mässad Jumala vastu. Sest et see, kui me alistame ennast Jumalale, see toob selle rahu, selle tohutu rahu. Ja jälle kurat tahab meid lükata kogu aeg mässu, kogu aeg. See on jälle nagu see 3-aastase tasemel, on ju. Et seal on see hea Jumal, seal on see halb kurat, eks ole. Ja Jumal tahab kogu aeg meid tõmmata, jälle, tema ei lükka meid. Ta igatseb, ta ütleb, et ta tõmbab meid oma armastuse sidemetega, aga ta ootab, et meie teeksime ise otsuse ja meie astuksime talle ligi. Nüüd tema astub ligi. Ta kunagi ei lükka meid, aga ta ootab ja ta igatseb ja ta tõmbab meid. Ja ta tahab meile head, ta tahab meid õnnistada. Nüüd kurat tahab meid lükata. Jõuga lükata mässu. Tema on väga nagu, temal ei ole mitte mingid maneere. Tema tahab tulla nagu mingisugune õige mees, kunagi lüüa jalaga ukse lahti, astu sisse ja lükata sind mingi asja sisse, mis ei ole tegelikult õige ja hea.
ja meie peame olema targad ja tõstma ta ukse taha. Sest kui meie alistame ennast Jumalale, siis tema peab põgenema, kui me seisame talle vastu. Ja kui ta tuleb ideede ja mõtete ja emotsioonide ja hakkab ketrama mingisugune, vaata, mis su mees ütles, vaata, mis ta tegi ja vaata, kuidas ja vaata, mis lolli otsuse jälle, vaata see ja vaata teine ja lihtsalt ole vait. Nagu Jeesus, ole vait ja välja. Siit majast välja. Ma ei kuula sind. Miks, sest ta tahab lükata meid mässu sisse, ta tahab röövida meilt rahu, ta tahab röövida meilt Jumala õnnistused. Amen. Ja me ei tohi seda mitte kunagi unustada, et meil on see adversary. Vastane. Meil on see vastane, kes tahab meile halba. Ja seal on see hea isa, see hea karjane, kes igatseb meile parimat. Iga päev ja kogu aeg. Ja jälle kurat tahab, kui ta tahab, miks ta tahab meid niimoodi nügida sinna mässu? Sest ta tahab lõigata meid lahti Jumala õnnistustest ja Jumala armust. Sest kui me mässame nüüd, sest et ta annab armu alandlikele. Aga kui me mässame, siis me ei saa armu. Ja kurat tahab lükata meid selle jama sisse, et me ei saaks nautida seda elu. Jumal tahab, et me naudiks seda elu. Amen. Me oleksime õnnistatud. Mässus ei ole mingit rahu. Nüüd üks pettus, millega kurat tuleb tihti. Et see, et okei, et Jumal ütleb küll, et ma pean alistama oma mehele, aga kui ma ennast talle alistan, siis mees kasutab seda, ta kasutab nüüd seda Jumala kirja kohta ainult selleks, et saada ise kasu. See on kuradi vale. See on kuradi vale. Et panna naist kartma, alistuda. Et mees tahab neid ära kasutada. Ja nüüd ta tuleb, jälle, mehed muidugi ei tohi öelda, naine, sa alistu. Aga naised ise teavad, et tegelikult see on Jumala sõna, ja me peame seda vabatahtlikult tegema, aga see kurat tahab kohe tuua selle hirmu ja kartuse. Ta tahab midagi minu käest. Ja me ei tohi uskuda kuradi valesi. Me ei tohi uskuda, sest jälle, kui Jumal on andnud mehele selle juhi rolli, siis mehe peal on see arm ja see võimekus ja see tarkus, et juhtida. Ja meie kui naised peame seda usaldama, seda Jumala valikut. Sest jälle meie ise ei saa ennast panna kuhugi Jumala kuningriigis või selles Kristuse ihust. Ta ütleb, et Jumal on see, kes paneb meid sinna paika. See ei ole meie valik, see on Jumala valik olnud. Ja Jumal on valinud, et mees on perepea, siis meie peame usaldama Jumalat. Et tema annab tarkust ja juhatust mehele ja teadmist, mida teha ja kuidas teha ja millal teha ja miks teha ja kõik need asjad. Mitte see, et Jumal üldse naisega ei räägi või et naine ei tea, aga ma ütlengi, et tihtipeale enamus asjadest me olemegi ühel nõul. Me nõustume ja see ei ole alistumine. Alistumine ongi just see, kui me ei nõustu. Nüüd me peame alistuma. See ei ole tihti, aga seda tuleb ette. Ja nüüd me peame teadma, kuidas selles olukorras õieti käituda, et me ei blokeeriks Jumala õnnistusi. Amen. Ja et me ei osutuks olema mässajad Jumala vastu tegelikult. Sest jälle, näiteks lastega ka, kui lapsevanem korrigeerib oma last, siis kas ta tahab lapsele halba või head? Head, absoluutselt. Nüüd, kui mees tuleb ka naise juurde ja seal on võib-olla isegi korrigeeriv element, nüüd, kas mees tahab naisele halba või head? Head. Täpselt nii, nagu me peame korrigeeringut vastu võtma nende käest, kes on meie üle, eks ole. Siis me peame olema valmis korrigeeringut vastu võtma ka oma mehe käest, kui see tuleb. Ja ka isegi ei ole, ja jälle me peame seda nägema õieti. Me peame seda nägema õieti, sest et jälle see tuleb kohe kurat tuleb valetama, kurat tuleb kohe valetama.
ja naisel tõstab see mingi asi, tõuseb ülesse. Mis asja, mis mõttes sa tuled nüüd seda rääkima, mis mõttes nagu, mis see ei sobi nüüd või, mis see ei kõlba nüüd või, mis see on nüüd jälle pahasti või, mis see, vaata, tulevad need. Kas see on Jumalale alistumine? Kas see on issanda teenimine? Ei ole. Ja siuksed asjad me peame need ära tabama, mis allikast need on. Me peame aru saama, et kui miski on kuratlikust allikast, me peame sellele vastu seisma nendele emotsioonidele, mõtetele ja minema Jumala sõnasse ja alistama ennast Jumalale. Lähme vaatame veel ühte lugu. 1. Moosese raamat ja 16. peatükk. Vaatame jälle Abrahami ja Saarat. Meil on Abraham on meie usu isa ja meil on väga palju neist õppida tegelikult. Nendel oli ka selliseid hetki. 1. Moosese 16. Hakkame lugema kohe 1. salmist. Ja Saarai, Abrahami naine, ei toonud temale last ilmale, aga tal oli ümardajaks egiptlanna nimega Haagar ja Saarai ütles Abramile, vaata, Jehova on mind keelanud last saamast, mis oli muidugi vale. Heida nüüd mu ümardaja juurde, vahest saan järeltulija temalt. Ja Abram kuulis Saarai sõna. Nüüd peatume korra siin. Me teame juba, et siin selles olukorras Abraham ei teinud õiget otsust. Me teame seda, et alguses, kui Aadam ja Eva langesid pattu, siis tegelikult Jumal tuli pärast väga otseselt ja ta ütles mehele, et sellepärast, et sa kuulasid oma naise sõna, tulevad nüüd need ja need ja need needused tegelikult sinu üle ja teie üle. Sellest otsusest, et Abraham kuulas siin oma naise sõna, tuli väga palju halba tänapäevani välja. Nii et see ei olnud siin õige asi, mis ta tegi, aga ta tegi seda. Ja ütleb, et ja Saara ja Abrami naine võttis egiptlanna Haagari, oma ümardaja, pärast seda, kui Abram oli 10 aastat elanud Kaananimaal ja andis ta oma mehele Abramile naiseks. Ja tema heitis Haagari juurde ja see sai käima peale. Aga kui see nägi, et ta oli käima peal, siis oli ta emand tema silmis nagu alam, Saarai siis. Ja Saarai ütles Abramile, mulle sündinud ülekohus, tulgu sinu peale. Mida ta teeb? Nüüd, minu arust oli Saarai see, kes pakkus selle idee välja. Eks ole ju? Ja nüüd ta süüdistab oma meest. See ülekohus tulgu sinu peale. See võib juhtuda ja juhtus isegi nendele. Mina andsin oma ümardaja sinu sülle, aga kui ta nüüd näeb, et ta on käima peal, siis olen mina tema silmis nagu alam. Jehova mõistku õigust minu ja sinu vahel. Vaata, milleni see nüüd viis. See on ideaalne näide jälle sellest, kui tehakse vale otsus. See tekitab probleeme. See tekitas nende omavahel nii-öelda, neil ei olnud enam kõik hästi. Jumal mõistu kohut sinu ja minu vahel. See tähendas seda, et nüüd midagi on siin meie vahel. Sest see ei olnud õige otsus Abrami poolt. Aga Abram ütles Saaraile, vaata, su ümardaja on sinu käes. Talita temaga, nagu sa heaks arvad. Siis Saarai alandas teda, nüüd laiendatud tõlge ütleb, et ta kohtles teda karmilt ja vaevas teda. See tähendab seda, et ta ikka kallas oma frustratsiooni Haagari kaela täie rauaga. Ta ei hoidnud ennast tagasi. Mis oli jälle, mis näitab, et ta ei tegutsenud enam jumalikul viisil. Valed otsused viivad igasuguste järgmiste valede asjade juurde meid. Valede käitumismallide, valede arvamiste ja mõistmiste asjade juurde. Ta siis alandas teda, aga seejärele ta põgenes tema juures, siis see Haagar nagu põgenes.
ja Jehova ingel leidis tema veeallika juurest kõrbes, suuri tee ääres oleva allika juurest ja ta ütles, Haagar, Saarai ümardaja, kust sa tuled ja kuhu sa lähed? Ja tema vastas, ma põgenen oma emanda Saarai eest. Ja siis ütles Jehova ingel temale, mine tagasi oma emanda juurde ja alanda ennast tema käte alla. Ja ta annab siin talle tõotuse ka. Ja nüüd, kuna Haagar kuuletus Jumalale tegelikult ja ta läks tagasi ja ta alistas ennast Saarai käe alla, siis ka Iismaelist tuli üks suur rahvas. Kuigi see ei olnud Jumala plaan, see ei olnud Jumala tahe, aga Jumal on nii hea kõigile. Amen. Aga nüüd, kui me vaatame nüüd 21. peatüki. Nüüd me näeme seda eelmine kord, eks ole, Saara käis välja ühe plaani, Abraham kirjutas sellele alla ja sellest tulid probleemid. Nüüd see tekitas pingeid nende oma vahel. Nüüd 21. peatükis. Loeme siin 8. salmist. Ta räägib siis sellest, laps kasvas, see oli siis Iisak juba. Laps kasvas ja võõrutati Abraham tegi suured joodud Iisaki võõrutamispäeval. Kui Saara nägi Egiptlanna Haagari poega, kelle see Abrahamile oli ilmale toonud naervat, nüüd laiendatud tõlge ütleb pilkamas ja mõnitamas, siis ta ütles Abrahamile, kihuta minema see ümardaja ja tema poeg, sest selle ümardaja poeg ei või pärida ühes minu poja Iisakiga. Nüüd peatume korra siin. Kujutage nüüd ette seda hetke. Naine tuleb oma mehe juurde ja mitte see, et mees, kuule, istume maha, et mul on sulle midagi rääkida. Et tead, no ja niimoodi kuidagi ääri-veeri. Ei, Saara tuleb ja ütleb, kihuta minema see ümardaja poeg. Kihuta minema see ümardaja tema poeg. Väga blank ja otsekohene. On ju? Ei mingisugust sissejuhatust, ei mingisugust viisakust, mahedust, ei, kihuta see minema. Ja nüüd ta ütleb, et 11. salm, see kõne aga oli Abrahami silmiste poja kohta väga paha. Ja laiendatud tõlge ütleb, et väga kurvastav, tõsine ja kuri. Abrahami jaoks oli see kurvastav ja kuri, mida tema naine talle ütles. Ta oleks võinud mõelda, mis mõttes. Ja võib-olla ta mõtleski, mis mõttes nagu kihuta minema. Sa ise andsid, see on minu poeg, see on minu naine. Ta ütles seal enne just, et Saare andis Haagari Abrahamile oma naiseks, eks ole. Ta oli nagu kahe naisega mees, on ju. Abraham oleks võinud mõelda, et come lõpeta ära, see on minu poeg ja minu naine. Mis kihuta minema? Ja nüüd 12. salm, aga Jumal ütles Abrahamile, ärgu olgu see sinu silmis paha või inglise keeles ta ütlebki kuri, ei poisi ega su ümardaja kohta. Kõiges, mis Saara sulle ütleb, kuule ta sõna, sest Iisakist loetakse sinu sugu. Nüüd me näeme siin jälle üks hea lugu, kus me peame alati kõike läbi katsuma. See ei ole vale, me oleme siin rääkinud, naised peavad alistuma oma meestele. See ei ole vale, et naine tuleb ja pakub välja mingi idee või mingi asja. See ei ole vale, aga mees peab olema piisavalt küps, et läbi see katsuda ja aru saada, kas see on Jumalast või ei ole Jumalast. Amen. Naised võivad vahest igast apikene, Hiobi naine ütles ka, et kuule sa nea Jumalat ja sure, on ju. Aga arvata võib või kindlasti, et Hiob andis andeks oma naisele, läksid oma eluga edasi, sest need said veel mitu last pärast, on ju. Aga siin ka me näeme seda, et ühes situatsioonis see, mis Saara tõi nagu esile, see ei olnud tegelikult Jumala plaan. See oli tema plaan. Aga Abraham kuidagi, kas ta või see pakkumine oli liiga kuidagi tõmbav. Ma ei tea, milles see asi oli. Aga seal ta pani puusse igal juhul, ta pani mööda. Aga nüüd selles situatsioonis
tegelikult Saara tuli välja jumaliku plaaniga, mis võis tunduda esmapilgul ja tunduski Abrahamile isegi kuri ja kurvastav. Mis mõttes, kuidas sa niimoodi ütled, nii blangilt, nii kuidagi pliuk, kohe nagu lihtsalt kihuta minema, on ja. Ja ometigi Jumal ütles, et kuula teda. See oli õige asi. Et see on nüüd see, kus mehed, meie peame usaldama Jumalat ja mehed peavad kuulma Jumala käest, kui naine tuleb mingisuguse asjaga. Mees peaks küsima ka Jumala käest või ta peaks oma südamest ära tundma, kas see on Jumalast või see ei ole Jumalast. Et vahest jälle siin Abraham läks oma emotsioonide ja oma tunnete järgi. Sest et arvatavasti või kindlasti Ismael oli väga kalliks talle saanud, sest et see oli mõnes mõttes tema jaoks see oodatud laps, eks ole, kuigi see ei olnud Jumala plaan, aga tema jaoks oli tema laps ja ta armastas teda ja ta oli talle kallis ja ta oli tema südame küljes, aga nüüd ja kõik need emotsioonid ja tunded ja need tulid sinna vahele, et ta ei suutnud aru saada, et see on tegelikult Jumala plaan. Et ma peangi nad ära saatma, aga samas, kui Jumal talle muidugi ütles, nüüd ta kohe teeb seda ja ta ei oota sellega. Isegi kui see oli talle raske, ta ikkagi tegi. Nii, et seal on asju vahest, või nagu siin Saara, ta oli väga blank ja väga lihtsalt viskas selle asja välja, mis küll oli õige asi, aga väga blangilt. Vahest me võime üksteisega kommunikeerides täpselt niimoodi, et öelda midagi ja öelda mingil viisil, mis nagu kuidagi, miks sa nii ütlesid või nagu kuidagi, sest see tundub liiga terav ja see tundub liiga otse ja vahest on see, et me ei taha mingi asjaga tegeleda. Ja see asi ei meeldi mulle. Ja nüüd see võib nii öelda tekitada mingisuguse okka meil oma vahel. Ja mida see jälle teeb, me hakkame süüdistama üksteist. Nagu seal oli ka, Saara ise pakkus välja selle, et kule, Haagar on siin ja äkki saad lapse sealt ja pärast süüdistas Abrahami. Et me ei tohi seda teha, et me kuidagi viisi, et mingi asi, mis me käime üksteisele välja ja isegi kui see ei meeldi mulle või kuidagi see tekitab minus mingeid emotsioone, me peame ikkagi katsuma oma südames läbi. Isegi kui see tundub väga otsekohane ja karm. Abrahamile see tundus väga karm. Aga katsume läbi. Kas see on tõesti nii? Kas see on, Jumal, kas see on nagu see asi, mida sina oled rääkimas? Sest et kui see on Jumal, siis me peaks sellele alistuma. Amen. Isegi kui see ei meeldi võib-olla meie hingele või emotsioonidele. Või just see, et me ei taha mingi asjaga tegeleda. Aga me peaks alistuma. Sest jälle uhkus on see, et uhkust on väga lihtne ära tunda. mis asja sa tuled mulle ütlema, mis asjaga? Et selliseid reaktsioone ei tohiks olla. Vaatan. Tegelikult, kaua ma olen rääkinud juba? Ei tea, keegi tea, siis on hästi. Tund 8. Okei. Me ei keera sinna, tegelikult jätame ka, sest et see Ahabil oli ka üks naine, kes nii-öelda tegelikult tuli ja kogu aeg söötis oma mehele igasuguseid ideid ja mõtteid ette, mida teha ja kuidas teha, mis olid väga kurjad. Ja Ahab tegelikult ka võttis need ideed ja asjad omaks nii-öelda. Ja ühes situatsioonis, kus Naaboti Viinamägi oli, see naine Iisabel ütles talle, et tapikene, et kuule, nagu ära üldse muretse, ma ise korraldan selle asja ära, ja ta korraldas selle Naaboti surma seal, et siis see Ahab saaks tema Viinamäe endale ja pärast see prohvet tuli, ja prohvet ei tulnud Iisabeli juurde. Prohvet tuli Ahabi juurde ja ütles, kas sina oled tapnud ja röövinud? Kuigi Iisabel oli see, kes selle kõik korraldas ja tegi.
ja see on nüüd see, mis läheb sinna meeste kapsaaeda, sest et kuna mehed on pandud peaks ja juhiks, siis isegi kui naine käib välja mingi asja, mis ei ole hea ja õige, aga mehel ei ole, ta ei lähe Jumala ette sellega ja ta ei tee kindlaks, kas see on hea või halb. Ja kui tehakse midagi, mis ei ole tegelikult Jumala käest tulnud, nüüd Jumal küsib mehe käest aru. Mees jääb tegelikult süüdi, isegi kui naine toob selle asja lauale, et kuule, võiks seda teha või võiks sinna minna või niimoodi teha. Mehe vastutus on kuulda Jumala käest igas asjas. Amen. Ja kui tehakse valed otsused, siis tegelikult mees peab andma aru Jumalale. Nii et see on meeste vastutus. Lähme Matteuse evangeeliumisse 11. peatükki. Ma hakkan lõpetama ka. Matteuse 11. Ja salmid 29-30, mis on väga tuttavad. Ütleb, võtke enese peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik. Me näeme, et isegi Jeesus oli kogu oma maapealse elu jooksul, ta oli alistunud Jumal Isale täielikult igas asjas. Ja kui Jeesus pidi alistuma, siis meie peame alistuma. Ja ta ütleb siis, et südamelt alandlik siis, ja te leiate hingamise oma hingedele. Nüüd see hingamise laiendatud tõlge ütleb kergenduse, kerguse ja värskenduse, puhkuse ja õnnistatud rahulikkuse. Nüüd, kes ei tahaks seda oma ellu? Mina tahan. Aga seal on ainult üks viis seda saada. Ta ütleb, võtke minu ike ja õppige minust, et ma olen tasane ja südamelt alandlik. Kui meie alistame ennast Jumalale, tema sõnale ja tema printsiipidele, nüüd meie ellu tuleb see kergenduse ja kerguse ja värskenduse ja puhkuse ja õnnistatud rahulikkuse elu. Nüüd see tuleb. Ja ta ütleb, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Ja mis see ike? Ma ise ei ole isegi vaadanud seda või uurinud. Ma ei teagi, on see Vine dictionary mingisugune. Ma ise ei tea seda. Vaata, meil on see Strongi ja see on ju, aga on mingisugune teine Vine'i dictionary. Seal on tähendab seal algtekstis nii-öelda on see sõna ike on alistumine. See on see uues ütleb sama. Ütlebki või? Ta toob siia selle alamärkusel. No võt, jaa. Omaks võtma. No võt. Et tegelikult see ike, mõni võib mõelda, et Jeesus ütleb, võta minu ike, eks ole, enda peale. No mis see ike on, on ju? See ongi tegelikult Jumalale alistumine. Jumala sõnale ja Jumala korrale alistumine. Ja see on see, mis toodab meie elus. Ma loen selle 30. salmi laiendatud tõlkes. Ütleb, sest minu ike on tervislik, kasulik, hea, mitte karm, kõva, terav ega rõhuv, vaid mugav, armuline ja meeldiv ja minu koorem on kerge ja hea kanda. Vau! Nüüd, mis see jälle tähendab? See tähendab seda, minu ike, see, et ma alistun oma isale. Mida see toodab? See, kui meie alistame oma elud Jumalale, tema sõnale, see toodab meie elus häid asju. Nüüd, kui me ei alistu, nüüd ta ütleb ka, mitte karm, kõva ega terav. Kui me ei alistu Jumalale, meie elu on karm, kõva, terav ja rõhuv. Amen. Ja meil ei ole rahu. Meil ei ole rahu, me südames ei ole rahu. Kogu aeg on mingi asi. Me oskame teha võib-olla hea näo pähe ja me võib-olla naeratame teistele ja kõik, aga sees pidi on kogu aeg ja rahu ei ole. Miks? Sest et me ei ole alistunud Jumalale. Aga ta ütleb, kui me alistume, siis meie elu on mugav,
armuline ja meeldiv. Vau. Meeldiv elu. Ja see on nüüd see tasu, mida alistumine toob meile. Alistumine toob alati tasu. Kui meie sest et jälle Jumalale meeldib see, abikene, kuskil see oli mul, aga kui ma loen, te ei pea keerama isegi, aga 1. Peetruse sama, Jaanus luges enne sealt selle meestele, mis ütles, aga naistele ta ütleb seda, teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine, kulla ümber riputamine, ega toredate riietega riietumine. Nüüd mitte, et me ei tohiks seda teha, aga ta ütleb, vaid varjul olev südame inimene, tasase ja vaikse vaimu kadumatuses, mis on kallis Jumala ees. Ja laiendatud tõlge ütleb, mis on kõrge hinnaline ja väga kallis Jumala ees. Mis on kõrge hinnaline Jumala ees? Tasane ja vaikne vaim. Tasane, alistuv. Amen. See on väga kõrge hinnaline ja väga kallis Jumala ees. Ja ütleb, sest nõnda on ka enne vanasti pühad naised, kes lootsid Jumala peale endid ehtinud. Millega ehtinud? Ühe vaikse ja tasase vaimuga ehtinud. See on kallis Jumala ees. See on kõrge hinnaline Jumala ees ja olnud allaheitlikud oma meestele. Amen. Nad lootsid Jumala peale. See on tohutult oluline meil naistena õppida, et meie peame usaldama Jumalat ja lootma Jumala peale. Et kui Jumal on pannud selle mehe pere peaks, siis Jumal tegeleb temaga. Amen. Minul ei ole meelevalda tegeleda, Jumalal on meelevald temaga tegeleda. Amen. Vabandust, ma näitan sinu peale kogu aeg. Näitena. Aga alistumine toob tasu. Ja meil on peas võib-olla need kirjakohad. 5. Moosese 28. Õnnistuse peatükk. Kõik need õnnistused reas. Aga mis ta ütleb? Kui sa tõesti kuulad mu sõna, kui sa tõesti teed minu sõna järele ja kas see ei laiene siis abieluasjade suhte? Absoluutselt laieneb. Absoluutselt, kui meie abielus mässame, siis me mässame Jumala vastu. Ja need õnnistused ei tule meie ellu. Kuigi meile meeldib neid lugeda ja neid tunnistada ja neist unistada ja rääkida, aga need ei tule, kui meie mässame. Amen. Nii et ja jälle Vanas Testamendis ka Jumal ütleb, et vastuhakk on nagu nõiduse patt. Apikene. Kui meie oleme mässamas Jumala vastu, see on nagu nõiduse patt Jumalale ja see absoluutselt Jumal, ta tõmbab eemale. Ta tõmbab eemale ja kõik see hea, mis temaga koos on ja oleks meie päralt, see kõik tõmbub meist eemale. Mässamine on üks hullemaid asju, mis me saame teha. Amen. Aga Jumal tahab meid absoluutselt kallata üle oma õnnistustega, oma heade asjadega, aga ta igatseb seda teha kogu aeg, aga ta saab seda teha, kui me kuuletume talle, kui me alistume talle, mis sisaldab seda, et me alistame ennast vabatahtlikult oma meestele ja me oleme õnnistatud ja mehed vabatahtlikult armastavad oma naisi. Siis Jumal niimoodi puistab kogu aeg. Õnnistusi. Ta ütleb nii, et meil ei ole varsti enam ruumi vastu võtta, sest et ta lihtsalt kallab ja kallab ja kallab. Miks? Sest et see on kallhinnaline ja meeldiv talle, kui me alistame ennast tema sõnale ja elame tema sõna järgi. Amen. Alistumine on hea asi. See ei ole halb sõna. See toob meile tasu ja see toob meile õnnistusi. Amen. Kõik minu poolt.